Aloha, minu nimi Krista Laksmi-Titten ja tulemas jällegi eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Kutsun ennast külluse antropoloogiks, usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad, milles peidus meie talendid ja kui me need talendid töösse paneme, aktiveerime oma imelised sisemised muinasjutud siia reaalsusesse oma unistusteks iseenda tingimustel. Ja tere tulemast kõigile ja täna teen sellise väikese siis teemalise video ja natuke võib-olla siis minu teemadest tunduvalt nii-öelda väljapool, kuid tegelikult on see nii-öelda taustal jooksnud väga-väga palju aastaid. Ma isegi jõudsin nii-öelda nende siis taipamisteni alles tükk aega hiljem. Ja tahan täna rääkida ettevõtlusest ja ettevõtjaks olemisest. Ja kuna praegu on selline aeg, kus inimesed peavad siis kas ümber muundama, ümber korraldama oma ärisid või ettevõtmiseid, siis on see väga aktuaalne ja isegi kui sa oled lihtsalt olnud siis töötaja kellegi firmas, siis tegelikult me oleme ka töötajatena oleme mingil tasandil ikkagi ka ettevõtjad. Lihtsalt need vormid ja nii-öelda siis vastutustasandid on erinevad. Ja ma täna tahaks rääkida hästi lühidalt siis minu ettevõtlustee nii-öelda siis algusest ja miks on hästi oluline ettevõtlusega alustades teada, miks sa seda teed ja kui sa seda tead, kuidas see siis hakkab kergemalt aitama sul luua siis seda oma uut reaalsust ja mulle väga meeldib ingliskeelne sõna entrepreneur. Eesti keeles ettevõtja see kuidagi üldse ei helise ja ma ei ole kunagi ennast Eestis väga nii-öelda siis suurelt avalikult nii-öelda kutsunud ettevõtjaks. Ja minu jaoks tavaliselt oligi, et ettevõtja oli see, kellel tõesti olid siis mingi multimiljoni dollari firmad ja kes oli mingi suur juht ja nii edasi. Kuid kui ma hakkasin vaatama tagasi ajaliinil, et kas ja kuidas minu üldse ettevõtlus kui selline nii-öelda siis algas, millal oli niisugune nagu esimene niisugune korralik täispauk, siis kõige esimene nii-öelda siis tasand oli tegelikult Norras, kui mul oli vaja siis tekitada lisasissetulekut ja inimesed tuttavad hakkasid ütlema, et neil on vaja siis koristamisteenust pakkuvat kedagi siis appi. Ja neil oli vajadus, minul olid võimalused siis aidata neid ja hakkasin aitama siis väikeste koristus lisatöödega kooli kõrvalt, muude tegevuste kõrvalt. Ja see kasvas nii ruttu põhimõtteliselt mul peaaegu üle pea, sest inimesed olid nii rahul selle kvaliteedi ja teenusega, kuidas ja mismoodi ma asju tegin. Nii et ma ei jõudnud seda hallata. Ehk tegelikult on see väga hea probleem ettevõtluses, et kui sa jõuad sellesse punkti, kus tõesti nii palju tuleb nii-öelda seda siis uut klientuuri peale, kuid see on see hetk, kus sa peadki tegelikult siis hästi tugevalt ehitama üles oma struktuurid, süsteemid, konteinerid ja lisaks siis samamoodi leidma ka inimesed, keda siis usaldada ja kes siis sinna järgmisesse astmesse nii-öelda siis laienemisesse kaasa tuua. Minul oli aga tol hetkel, kui see hetk kätte jõudis, ma olin olnud siis Norras selleks ajaks 5 aastat. Ma rääkisin vabalt, räägin ka praegu vabalt norra keelt ja ma olin kätte saanud siis selleks ajaks oma 2 nii-öelda siis ülikooli hariduse siis kraadi ja mul oli natukene Norrast siiber ja kui siis tuli võimalus minna nii-öelda siis toimetama Lõuna-Aafrikasse, siis ma otsustasin, et okei, ma lähen sinna ja tegelikult kui ma oleks kellegi mentoriga tol hetkel rääkinud, ma oleks saanud ehitada sellest siis Norra versioonist üles täiesti oma korralikult siis toimiva koristusfirma, mis tänase päevani võiks nii-öelda siis toimida ja mulle ka lisasissetulekut teenida. Kuid kuna ma olin nii algaja, mul ei olnud mitte mingisugust abi, ma ei olnud ka tark piisavalt tol hetkel küsida seda, siis põhimõtteliselt ma lihtsalt panin selle nii-öelda siis äri sellel tasandil kinni. Ja see mõte isegi, et see võimalus oleks olnud, see tuli alles nüüd sellel aastal, et ma olin nii nagu hõivatud teiste eesmärkide asjadega, et mul üldse nagu ei klikkinud ära, et vau, mis võimalus siin on. Ja
Seejärel ma proovisin igasuguseid erinevaid asju katsetada, aga enne kui ma alustasin oma Eesti firmaga, väga paljud ei tea, ma katsetasin põhimõtteliselt tõesti nagu varvas vette, et kas see sobib või ei sobi. Ja ma hakkasin nii-öelda siis vaatama, et kes on huvitatud siis minu vaimsete teenuste siis pakkumistest. Ja see läks nii hästi, et ma käisin siis Eestis korduva aja tagant, ma ikka veel olin Norras too aeg. Ja ma mäletan oma esimese suurema sellise live sündmuse, mis ma Eestis tegin, oli kuidas saada juurde küllust siis inglitega koostöös. Ja ma saatsin selle, tollel ajal oli meil siis Vikerkaare sild ainult siis emaili nii-öelda listina. Saatsin sinna selle kutse ja mõtlesin, et no võib-olla mingi 10 inimest registreerib. Ja hästi lühikese aja pärast oli mul registreeritud juba 70 inimest, nii et ma pidin isegi suurema ruumi organiseerima. Ja see oli üks kõige võimsamaid nii-öelda siis avapauke ja sealt muidugi oligi nii-öelda siis meedia tuli taha, sain kahvlisaatesse, kahvlisaates tekkis siis inimestel seal, kes olid produtsendid, idee teha Eesti nõiad saade, et minu nii-öelda siis vaatajate numbrid läksid nii üles siis, kui ma seal kahvlisaates olin. Et siis tehti see Eesti nõiad saade, ma olin üks siis esimesi külalisi seal saates ja see Eesti nõiad saade tekitas mul ukse taha sellise järjekorra klientidest, et ma ei suutnud põhimõtteliselt ära teha ja ma olingi fakti ees. Ma mäletan, ma tulin Norrast Eestisse, ma ikka veel elasin too hetk Norras 2007 aastal. Ja mul oli niimoodi, et mul oli päevas 5-6, vahest isegi 10 klienti ja Norras tol hetkel oli mul võib-olla maksimum 5 klienti nädalas, kui sedagi. Ja ma mõtlesingi, et mul ei ole mõtet jääda siis tilkuma sinna Norra, kui mul on siin Eestis, tol hetkel siis Eestis nii palju nii-öelda siis inimesi, kes oleksid huvitatud sellest, mida ma pakun. Ja tol hetkel oligi selge, et tuleb ikkagi oma firma ära teha. Ja mul ei olnud ka sellel alal mitte mingisuguseid kogemusi, täpselt kuidas, mismoodi need asjad käivad. Küsisin osade inimeste käest nõu ja ostsin siis oma firma siis nii-öelda nagu riiulifirmana, et see oli kõige lihtsam siis registreerida tol hetkel. Et see, kuidas te praegu saate siis online teel registreerida oma firma 5 minutiga, et see oli meie jaoks tol hetkel veel unistus. Aga ikkagi ma sain siis firma registreeritud ja tegin oma äriplaani, kirjutasin äriplaani siis, kuidas ma näen need asjad, mida ma siis hakkaks tegema seal nii-öelda siis need live-sündmused, retriidid, eraseansid, nii edasi. Ja panin siis ka finantsilised prognoosid sinna paika. Ja kui ma mäletan, siis ma panin, et 300 000 siis Eesti krooni too hetke 3 aasta peale võiks kasum ikkagi tekkida, et see ei peaks olema nagu nii üüratu. Ja mõttes ise veel mõtlesin, et hästi huvitav oleks nagu kogeda, et kuidas oleks siis luua oma firma ja jõuda ka siis nii-öelda selle 1 000 000 kroonini, mis tegelikult tuli üsna ruttu. Inimesed, kes vaatasid minu seda nii-öelda rikkad edukad ärimehed, kes vaatasid minu seda äriplaani, raputasid pead, ütlesid täielik utoopia, et mida see Kristal mõtleb, on ja. Ja aasta pärast oli mu firma siis käive Eestis 1 000 000 krooni ja siis need ärimehed lihtsalt raputasid pead, ütlesid, et nad ei saa aru, kuidas see juhtus, aga juhtus, on ju. Ja seejärel siis põhimõtteliselt oligi aasta-astmeliselt tuli nii-öelda siis asju edasi arendada, vaadata, mis nii-öelda siis turuseisud on. Ja nende protsesside jooksul tekkis väga palju ka nii-öelda siis kitsaskohti, kus oli vaja nii-öelda siis asju otsustada ja need mõjutasid siis ka järgnevaid siis otsuseid. Ja kui me ütleme nii, siis selle Eesti firma New Flow siis eesmärk oligi just siis pakkuda teenused ja tooted inimestele, mis aitab neil siis oma elu paremaks teha, edendada ja saada nii-öelda siis oma elu nii-öelda siis perenaiseks või peremeheks iseenda tingimustel. Ja kõik, mis sinna siis juurde tuli, et kõik need asjad arenesid järjest juurde, et ühel hetkel olid siis 2009 ma alustasin siis Hawaii seikluskoolituste pakkumisega ja seejärel tuli siis ka vantra veeteraapia
ja erinevad asjad ja 2011 aastal ma siis panin oma nii-öelda siis selle nii-öelda stuudio, mis mul siis oli 2 erinevas kohas Eestis olnud 2007 kuni 2011 aastal kinni ja hakkasin siis tegutsema tegelikult siis põhimõtteliselt asukohavabalt. Ja tol hetkel oli see Eestis ikkagi hästi uus asi, väga paljud inimesed seda nagu ikkagi sellisel kujul ei teinud. Ma mäletan, ma tol hetkel järgnesin Peep Laja asju ja vaatasin, mis tema teeb. Tema oli seda juba tükk aega teinud ja USA vahet pendeldanud ja nii edasi. Ja sealt siis 2013 oli ka siis esimene korralik siis online koolitus ja sealt said siis põhimõtteliselt enamus töö sel ajal, kui ma siis reisisin 30 maad sai selle aja jooksul siis kõik läbi käidud nii-öelda siis online teel oma äriteenuseid, asju edasi pakkuda. Ja kui ma jõudsin Mehhikosse, siis Mehhikos selgus ka, et kui ma tahan teha siis oma seda Vantra veeteraapiat seal korralikult, mul on vaja ikkagi teha oma siis elamisload ja muud asjad ka seal korralikult korda ajada, nii et ma saaksin siis ametlikult neid teenuseid pakkuda ja ma tegin selle protsessi kõik läbi, see võttis üüratult aega, üüratult raha, üüratult närvirakke ja minu hispaania keel ei ole ka nagu ei tea mis on ja. Ja põhimõtteliselt siis pakkudagi seal hotellides siis seda veeteraapia teenust, mis oli nagu ka põhimõtteliselt üks suurimaid läbimurdeid vaimse siis terapeudina midagi sellist pakkuda siis 5 tärni hotellides, luksushotellides siis Mehhikos. Ja nüüd siis koos siis minu praeguse abikaasaga Infinite Activation, kus me siis paneme kokku põhimõtteliselt Maikeli oskused, teadmised, minu oskused, teadmised ja ongi selline tõeline uue aja firma, kus on siis maskuliinne, feminiinne toimetavad koos. Maikeli siis kõik need äriteadmised, äritaust. Maikel alustas oma esimese äriprojektiga, kui ta oli väike, vist 8-aastane poiss ja emal oli ta siis väike siukene punane vanker, millesse siis pani oma aia siis juurviljad, puuviljad ja kõndis siis mööda seda oma kogukonda seal ringi ja müüs neid puuvilju ja juurvilju. Ja mul tuleb üks teine video ka Infinite Activationiga Maikeliga koos, et kui sa inglise keelt oskad, et siis vaata see läbi, mis me koos täna tegime. Kuid ma mõtlesin just, et ma siis räägin selle eesti keeles ka siia juurde, sest paljud teist siin on hakanud ka küsima, et need Infinite Activationi videod on hästi huvitavad, aga et need on ainult inglise keeles, et kas tõlget ka saaks, on ju. Et siis see ka siia lisaks. Ja Maikel ütles seal videos ka hästi lahedalt just seda, et üks tema eesmärk nii-öelda siis alustada ettevõtlusega oligi põhimõtteliselt alustada sellega, et just saaks siis nii-öelda vabadust ja siis ise otsustada, mida ja millal siis teha ja loomulikult siis ka aidata inimesi. Ja kui mina nüüd lähen tagasi ja vaatan kõik need firmad, erinevad kohad, mida ma olen teinud, projektid, mis on nii-öelda siuksed läbivad jooned, mida ma siis olen, miks on see, et ma olen ettevõtja. Ja ma mäletan üks väga niuke oluline moment, mis on tegelikult ka ettevõtlusega seotud, mitte küll otseselt. Ma olin Oslo ülikoolis ja ma nägin, kuidas asjad olid seal Oslo ülikooli selles nii-öelda siis osakonnas, kus mina õppisin antropoloogiat, hästi viltu just nagu õpilaste koha pealt. Ja siis ma küsisin inimeste käelt, et mis siin nagu võimalik on teha, et kuidas saab nagu siis siin kuidagi nagu muutust esile tuua. Nad ütlesid väga lihtne, et lihtsalt kandideeri siis õpilasesindajaks ja kui sa saad õpilasesindajaks, siis on sul võimalus nii-öelda sõna sekka öelda ja need asjad hakkavad siis muutuma. Ja mina muidugi kohe võtsin väga tõsiselt seda härjal sarvist ja kujutage nüüd ette mingi Eesti tots on ja kandideerisin ja saingi sinna nii-öelda siis üliõpilasnõukogusse ja ajasin asju nagu ikka täitsa suurelt niimoodi, et mõned kursused, mis meil olid nagu ikka üüratu maht oli ja üüratu nagu lühike aeg oli, ma siis sain nii-öelda selle ära muuta, nii et neil ei jäänud siis ainult siis kas 2 kuuks see materjal, vaid koguni 4 kuuks see materjal siis läbi käia.
ja loomulikult paljud õpilased, kes ei teadnud, mis seal nii-öelda siis taustal toimus, need ei teadnud midagi, et mingi vahe on, ikka virisesid edasi ja mina raputasin pead, et jumal küll, et ei tea midagi ja nüüd, kui raske meil oli. Ja siis ma nägin, et vau, et minu selles töös või selles, et ma olin olemas, ma sain teha asju paremaks, ma sain olla seal eesotsas ja mõjutada neid otsuseid ja valikuid. Ja ma mäletan nii palju kordi, kui ma olin koosolekutel, kus siis oli Toomas Hülland Eriksen, kes on maailma üks esiantropolooge. Ma hullult imetlesin ja imetlen teda siiani. Ja ta nii-öelda, kui tema oli seal ka nii-öelda siis nendel koosolekutel, siis ma tundsin nagu tõesti, ma ei tea, kuskil umbes maailma mingil, arutame maailma asju nagu suurel tasandil. Ja peale seda, nii kui ma läksin Tromsø ülikooli, see oli täiesti normaalne, et ma kohe vaatasin üle, et mis seis on õpilasnõukogus seal ja minust sai kohe seal esindaja, kuna ma rääkisin ka norra keelt ja inglise keelt väga hästi, siis ma sain seal samamoodi siis neid asju edasi ajada. Ja kuigi see ei olnud firma, see on ikkagi ettevõtlus, et ma tahtsin aidata, ma tahtsin asju paremaks teha. Ja tõesti, ma olin nii tulihingeline, et ma vaatasin kõik asjad üle, kuidas, mis on, et kõigil õpilastel oleks hästi, et meist üle ei sõideta. Ja seal tuligi välja, et sageli olid asjad nii-öelda siis kuidagi läinud nii-öelda siis üle joostud asjadest, sellepärast et enamasti need üliõpilase esindajad siis ei osanud norra keelt ja sai nii-öelda siis neid asju väänata. Aga kui mina seal olemas olin ja norra keele suus oli, siis enam seda teha ei saanud ja oligi, nad pidid ikkagi arvestama siis õpilaste vajaduste ja õigustega samamoodi. Nii et need asjad ka nagu hästi huvitavalt sinna sisse lõimida. Aga siis mida ma tahan selle video ja nende lugudega teile siis praegu siin jagada ja ka teid mõtlema panna, kutsuma, on just see, kui sul tänasel päeval on juba olnud äri siis tükk aega, siis ongi sulle küsimus, et miks sa seda äri teed, miks sa oled ettevõtja. Ja nii mina kui Maicel kui hästi paljud inimesed, keda meie siis järgime, nende eesmärgiks ja ka meie eesmärgiks ei ole ainult raha. Loomulikult raha on oluline osa ja küllus on väga oluline osa selleks, et ka hoida asju töös ja maksta ka kulusid ja asju, et kõik, mis kulub ka siis erinevate siis konteinerite ülevalpidamiseks ja nii edasi. Aga raha on lihtsalt nii-öelda siis järeltulem, et nii nagu ma seal külluse rattas ütlen, et kõigepealt siis seksuaalsussuhted, tervis, eluülesanded töösse panna ja küllus nii-öelda on siis lõpptulem, mis näitab, et kõik need asjad on töös. Ja samamoodi on äris. Ja nüüd number üks asi, kui sa saad selgeks, miks sa oled äris, miks sa oled ettevõtja, siis see aitab nii-öelda seda, et see on umbes nagu sa oleksid nii-öelda siis väikese jahi või purjeka peal ja sa istud sinna nii-öelda siis kapteni silda ja sul on hästi selge nii-öelda, mis on sinu missioon ja visioon. Ja enamus inimesi, kui nad alustavad, siis nad on kuskilt kuulnud midagi või umbes, ma teen mingisuguse asja ja nad ei ole üldse uurinud ka, kuidas nii-öelda sinna üldse saaks, kas see on üldse praegu oluline ja see enda missioon ja visioon on ka hästi-hästi segane. Ja ma ütlen teile omast käest, et mida segasem see visioon või missioon või ka see miks seal taga on, seda segasem on see tee, kuhu sa siis nii-öelda liikuma hakkad. Ja 3 teemat siis, mis tavaliselt on ettevõtjate nii-öelda siis pärusmaaks, et üks on siis tervis, kuidas ma saan siis pakkuda lahendusi inimeste tervise parandamiseks, teine on siis küllus ja 3 on suhted. Ja mina oma elus olen tegelikult pakkunud kõiki 3 erinevates siis läbi erinevate siis kanalite, läbi erinevate siis tehnikate, kuna ma töötan ka tänasel päeval nii palju läbi keha, meele, vaimu, siis need kõik 3 on tegelikult nende teemadega ka seotud. Erinevatel aegadel on erinevad teemad tulevad nii-öelda siis rohkem ülesse. Ideaalis muidugi super nitši koha pealt nad ütlevad, et peaks valima ainult ühe ja selle siis alguses üles ehitama. Kuid oluline on, et ka sa vaatad praegu, et okei, milline neist 3 on siis minu nii-öelda siis fookuspunkt on. Ja minu nii-öelda siis teema ka, üks teema, mis oli just, et ma avastasin 2005 aastal, kui minu vanaema ütles, et
see oli siis, ma olin 13-aastane, siis mul 2005. aastal klikkis ära nii-öelda selle taipamise, et vanaema oli öelnud, kui ma olin väike, ma mäletan kuskil köögilaua taga sõime või midagi, et me oleme vaestena sündinud ja vaesteks jääme ja siis minu sees see 2005 hetk tuli, siis ma sain aru, et oi, see on täiesti vale, see projektsioon ei toimi minu jaoks. Ja siis ma sain ka aru, et see põlvkondade projektsioon on minu peal olnud. Võtsin selle maha ja see valu, et ma olen vaene või mul on siis see kultuuriline, et ma olen see sulane selles Eesti kultuuris on ju. Kõik siuksed asjad, ma hakkasin neid järjest sibula nii-öelda siis lehtedena ära koorima. Ja sain aru, selle all oligi siis valu, et see teadmine või nii-öelda siis projektsioon, et ma olen vaene. Ja kuidas ja kas ma saan siis luua oma elu külluslikuks ja kuidas ma saan jagada inimestega seda nii-öelda siis teekonda ja mis on need nii-öelda siis ka otseteed selleni nii-öelda. Ja kui me vaatame siis tagasi minu seiklusrohkele elule, tõesti reisinud 30 maale, 2 ülikooliharidust, 3 maailmaklassi siis ülikoolist, 2 dokumentaali valmis teinud, mitmete äride looja ja juhtija ja tänasel päeval siis ka õnnelikult abielus oma kaksikvaimuga, teen seda, mis meeldib, elan Californias, nii et tõesti minu elu on holistiline küllus minu tingimustel. Ja need kohad, mis ei ole siis veel sellel tasandil, nendega ma töötan, et neid nii-öelda siis järele aidata. Ja selles protsessis proovin ma ka teisi siis kutsuda sellele teekonnale holistilise külluse siis loomiseks oma ellu. Ja kui küsida ka, et Kristal, mis probleeme sa siis inimestel lahendad, siis tegelikult number 1 probleem, ma olen selline sügav sukelduja merineitsi, ma tõmbangi inimesed nii-öelda sellesse, miks sa oled siin, mida sa soovid, mis on sinu elu nii-öelda siis, miks see eluülesannete kogum, et nagu ma ütlesin, külluse antropoloog, usun, et kõigis on need aaretelaekad olemas ja ma aitan inimestel need aaretelaekad lahti teha, kui nad veel ei ole teinud. Kui nad juba on teinud, siis aitan minna sügavamale, leida veel, et neid aardeid on tohutult palju meie sees. Ja enamus inimesi on võib-olla ainult 5 või 2% sellest avastanud. Nii, ja minu enda elu on tegelikult näiteks, et tõesti need asjad, millest ma räägin, see ei ole utoopia, et tõesti, kui palju inimesi on teie tutvusringkonnas, kellel oli mingi hetk nii-öelda siis käive 1 miljoni kroonini on ju. Et okei, see on 60 000 eurot praegusel ajal, aga ikkagi see on ka päris suur saavutus, eriti kui võtad, et üksinda naisterahvas saavutas sellise asja nagu, et päris suur asi. Ja nüüd teine suur asi selles ettevõtluse protsessis, et miks mina selles ka olen, et mulle meeldib see katsumus, see põnevus, see arendamine, asjade nii-öelda siis lahendamine, leida uued ideed, kuidas need asjad nii-öelda siis kokku panna, mismoodi nii-öelda siis inimesi veelgi selles maailmas nii-öelda siis sügavamalt läbi viia ja ka kuidas neid panna nagu tundma ennast mugavalt, et nagu mul on praegu siis Facebooki bänneriks on, et olgu nii-öelda ebamugavus sinu uueks kompassiks. Ja enamus inimesi proovivad ebamugavust vältida, aga kui sa tahad tõeliseks ettevõtjaks saada, siis ebamugavus on number 1 asi, mis sa pead nii-öelda, see on igapäevane asi. Ja seda parem ettevõtja sa oled, mida rohkem sa ebamugavust nii-öelda tervitad, sellega silm-silmi vastu nii-öelda siis otsa vaatad ja ka sellega siis tegutsed ja sellest läbi lähed, mitte ei põgene. Ja number 1 asi muidugi kõikidest asjadest minu nii-öelda siis elumissiooni nii-öelda siis punane niit läbi on teiste aitamine ja selleks on tõesti väga-väga palju võimalusi. Ja tänase video alla ma panen ka lingi, kui sina oleksid huvitatud siis õppima 6 viga, mida mina tegin siis online koolituste ja ka online äri alustamisel, et sellest on mul tõesti nüüd 11 aastat tegelikult nii-öelda siis otseselt möödas juba, et on palju kogemusi, et kui sa soovid teada, mis need 6 viga olid, mis ma nii-öelda siis avastasin just hiljuti, mis need olid, siis ma panen siia video alla lingi ja sa saad siis vaadata sealt täpsemalt siis järele.
ja seal video all on tegelikult ka võimalus sukelduda sügavamale. See on küll siis juba väikese tasu eest, aga ma panin kokku sellise laheda 2 toote nii-öelda siis pakkumise. Üks on siis talentide turundamine, kus on siis kuidas leida oma eluülesanded, mis asi on külluse ratas, mis asi on talentide ratas, kuidas mängida siis talentide mängu, et nii-öelda siis see eluülesannete osa nii-öelda endale selgemaks saada, mis need on, kuidas need avalduvad, kuidas need töösse panna, kuidas luua 0 euroga oma esimene online koolitus või kursus. Ja mul on ka seal hästi palju juhiseid, kuidas nii-öelda, mis vabavarasid kasutada, et kui sa alustad 0 euroga, sa pead teadma, kuidas kasutada vabavarasid. Ja mis asi on vabavara? See on siis mingi tehniline siis kas äpp või nii-öelda siis abiline sul online teel, mis aitab sul nii-öelda siis luua ja kokku panna siis oma nii-öelda kogemused selles stiilis. Ja lisaks on siis mul üks väike lisa nii-öelda siis pakkumine seal, on väike toode siis, kuidas teha tasuta siis e-tooteid või oma siis esimene e-toode ja kuidas luua oma YouTube kanal, kuidas teha registriväliseid siis videosid seal ja kuidas ka hakata siis disainima oma toodete siis e-toodete nii-öelda siis kas või nii-öelda sinna siis need kaaned teha. Ja siin ma kasutan ka seda vabavara, mida tegelikult isegi Brendan Burchard on kasutanud siis oma raamatutel ja ma näitan siin ka ühte raamatut, siis see on täpselt sama vabavaraga siis tal põhimõtteliselt kokku pandud. Nii et selles mõttes kõik need asjad, mida ma ka jagan, paljud inimesed siin ka võib-olla on nüüd vaadanud ja umbes kirjutavad pead umbes, et Kristal, mis jura sa ajad, et Eestis on asjad hoopis teistmoodi. Ma räägin neid asju just globaalsel tasandil, kui Eestis on asjad teistmoodi, okei. Kui sa tahad globaalselt hakata toimetama, siis number 1 asi on inglise keel selgeks õppida, ma ei väsi seda kordamast. Ja need asjad, mida ma jagan, on tõesti globaalsed teemad praegu. Kui sa tunned, et see on natukene off Eestiga, siis sorry. Tõesti selle eesmärk on globaalne ja see ongi, et kui sa tahad ikkagi suuremalt luua nii-öelda siis parema tuleviku, jätkusuutlikuma tuleviku, siis peab hakkama mõtlema pikemaajaliselt ette ja selleks on vaja hakata looma mingit pärandit. Ja nii-öelda siis koolitused, asjad ja teemad on tõesti üks teekond, kuhu minna. See on nüüd kasvav majandusharu, mis aastaks 2025 läheb $300 miljardi siis selle nii-öelda siis summani. Nii et kui sa tahad nii-öelda siis oma oskused, teadmised kuidagi mõnusalt vormida, siis siin on sinu järgmine võimalus. Ja ma panen sulle kõik need nii-öelda siis küsimused tänase töölehe peale ka blogisse, nii et istu maha, mõtiskle, kui sul on siis ettevõtluse suhtes küsimusi või kuidas alustada online asjadega, soovid konsultatsiooni või coachingut või tahaksid alustada midagi, aga ei tea täpselt kust, siis ma olen ka energiate coach, ma näen, olen selgeltnägija, ma saan neid asju ka vaadata mitme teise perspektiivi pealt, nii et võta ühendust ja saame teha ka väikese konsultatsiooni ja vaadata edasi, mis veel võimalik on. Nii et suur aitäh sulle, kõike imelist, palun jaga seda videot, kui see oli sinu jaoks inspireeriv. Kui sa ei ole veel minu siis sotsiaalvõrgustikes järgija, palun vajuta see väike like või subscribe, see aitab mul edasi toimetada ja jagada siis oma teadmiseid, oskuseid ja panust maailmaga suuremal moel. Kõike paremat ja kuni järgmise nädalani. Mahalo!